Head matemaatikasõbrad! Minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases videotunnis me lahendame siis koos 2015. aasta riigieksami kitsa kursuse esimese ülesande. Selles ülesandes on vaja lihtsustada avaldis ja nagu te nüüd siin tähele panete, on siis tegemist murdudega ja need murrud on astendatud. Lisaks tuleb lahutada siis astmete jagatis ja üks aste tuleb võtta veel astmesse, kus on siis teatavad piirangud. A on positiivne ja B ei ole 0. No miks A peab olema positiivne? Ilmselt põhjus on siin, tekib siin juurega küsimus ja B ei tohi olla 0, sellepärast et või B on murru nimetaja, see nimetas 0 olla ei tohi. Kõigepealt siis paneme selle ülesande kirja, nii et näete, nii nagu eksamilgi kirjutame siis selle ülesande täpselt nii üles, nagu ta on antud meil. Ja hakkame siis vaatama jupphaaval, et mida siis siin teha võiks. Nii et astendamise valemid loomulikult peavad selged meil olema, muidu seda ülesannet lahendada ei saa. Nii et murru lugejas on korrutis astendamisel tuleb siis tegurid astendada, näete siin edasi loomulikult siis jagatise astendamine, astmete jagamisel astmenäitajad lahutatakse ja astme astendamisel astmenäitajad korrutatakse, nii et näete üsna palju valemeid. Nüüd need kaks viimast liiget ju koonduvad, see on päris arusaadav, ja siin saab ju tegelikult hakata nüüd midagi tegema, ainult et vaadake, siin on üks väike nõks nüüd tõepoolest, et B-astmes 4 ja A-astmes 4 on kohe taandada loomulikult ei saa, nii et näete, need tuleb siis kirjutada siin murrujoone, ühisele murrujoonele. Nüüd A-astmes 4 ja B-astmes 4 taanduvad, niimoodi taandada ei tohi, nagu seal eespool näidati. Ja pärast neid taandamisi, näete, meil jääb alles 6 astmes 4 jagatud 3 astmes 4-ga. Me võiksime neid ka ju taskuarvutiga arvutada, aga loomulikult kasutame siin astendamise valemit, nii et näete, jagatise astendamine 6 jagatud 3-ga 2, 2 astmes 4 on 16. Ja paneme siis kirja vastuse, avaldise väärtus on 16. Ja sellega olemegi oma ülesande siis lahendanud, nii et kui te nüüd soovite, siis vaadake veel kord üle. Aga kohtume juba järgmises videotunnis.